selle teema üle. Nii, teeme suuremaks ka. Põhimõtteliselt eelmine nädal me tegelesime selle valve asjaga ja nüüd see nädal on teil vaja oma projekti, oma majale teha see valve osa valmis. Põhimõttes on väga lihtne, kui see eelmine plaan on hästi tehtud, ehk siis maja plaan. Nii, las ma nüüd vaatan, kuidas teha teie korralikult. Nii, ma saatsin või tõin näidiseks ka eelmise või üle-eelmise semestri töö ja siit see hakkab kuskil pihta lehekülg, see lehekülg, antud juhul 11. Nii, kohe. Nii, ehk siis, kui te vaatate seda plaani, siis siit võite näha paar asja. Number 1 on see, et on olemas tingmärgid. Kas nad on siin all vasakul või kuskil nurgas, et sõltub, kuidas teil see majaplaan on paigaldatud teie lehele. Aga igal juhul nad peavad olema. Et kui te tegite neid eelmiseid grupitöid, siis nägite, et kõikidel joonistel on olemas tingmärgid kuskil nurgas. Väga harva neid ei ole. Ja kui neid samal joonisel ei ole, siis nad on arvatavasti mingil muul joonisel. Aga põhimõtteliselt teil on siuke lugu. Et alguses teil on siuksed liikumisandurid, te võite kasutada nagu siukest kujutis, võite sealt grupitööst võtta mingi näidise endale, aga mingisugune tingmärk peab olema, et peab ühtima nagu siin ja siis plaani peal ka. Siis on tsooninumber, siis pannakse iga andurile eraldi. Siis on magnetkontaktor ehk siis ukseandur, see on tavaliselt peaukse juures või kui teil on kuidagi sissepääs garaažis tuppa kuskil eraldi, siis seal ka võiks olla. Siis on keskus peaks olema kuskil tehnoruumis, kus on elektrikilp, kus ta on nagu kaitstud. Ta ei tohi olla kuskil kõige nähtavam kohal, et varast loob sisse, tõmbab keskuse maha ja ongi kõik. Siis on sõrmistik, mis pannakse maja siis valvesse ja võetakse maha. Tihtipeale ta on kuskil välisukse juures, et kui tulete kohe sisse, võtate valvest maha. Lähete ära, panete valvesse. Ja siis, kui on 2-korruseline maja, siis tihtipeale on ka teise korruse juures kuskil, trepi juures. Ja selle eesmärk on nüüd selline, et kui te lähete magama öösel ja kardate, et naaber tuleb öösel külla, panete esimese korruse nagu valvesse ja siis olete teisel korrusel. Ja siis hommikul, kui lähete alumise korrusele, siis võtate lihtsalt valvest maha, ongi kõik. Nii, ja kuskil peaks olema sireen. Et tavaliselt ta on pigem õues, ta on pigem nüüd selliselt paigaldatud, et seda ei saaks harjaga või mingi labidaga maha lüüa, ehk siis suhteliselt kõrgelt. Kui teil on siuke nagu viilkatus, siis täitsa sinna harja juurde kuhugi, et ei saaks ligi. Ja see on pigem selle jaoks, et naabrid kuuleksid. Nii, ja nüüd igaüks vaatab oma plaani, nagu ta tegi eelmine nädal. Ja vaatab siis selliselt, ma tegin selle ülesandes ka siin väikse checklisti et panete kuhugi keskuse, ehk siis tehnoruumi, kast ka sisse ja tingmärkides, et see on keskus. Tulevikus proovige kõik need keskused paigaldada kõik siia tehnoruumi. Et mõnikord on nii, et kui on näiteks mingi korter või on siukse väiksem maja, siis pannakse see keskus ka siia esikusse, kus on kapp, ehk siis kapi sisse. Või siis teine variant pannakse sinna, kus on elektrikilp, ehk siis kus ta vastavalt on. Nii, siis võtate sõrmistiku. Joonistate ta niimoodi valmis, nagu ta seal on. Et te võite küll netist otsida mingi valmis seal tingmärgi, aga selle joonestamine võtab nii vähe aega, et kergem see joonistada. Ja panete siis nüüd sellesse kohta, kus te tulevikus peaksite tulema majja, teete ukse lahti ja siis kohe saate valvest maha võtta. Ja siis teisel korrusel ka vajadusel. Siin näidisel on pandud ka siia kohta, et jällegi igaüks vaatab oma maja plaani, et kuidas kõige targem on. Ja kui on rohkem kui üks sõrmistikku, siis lihtsalt kirjutage sõrmistik 1, sõrmistik 2 ja 3. Mida suurem või näiteks pikem maja, siis võite panna mingi 2-3 sõrmistikku. Aga
tavamajas ühest nagu piisab. Nii, uksemagnet. Tavaliselt pannakse välisukse juurde. See on tehtud nüüd selleks, et kui te kohe teete ukse lahti, siis valvekeskus saab aru, et keegi tuli majja ja siis hakkab kohe lugema oma 30 sekundit. Kui nagu ei ole võimalus panna seda uksemagneti, siis pannakse see liikumisandur siia, mis vaatab seda ust. Aga mõnikord on olnud probleeme selles, et see liikumisandur on näiteks sattunud kuhugi jope taha või tema vaateväli on nagu piiratud. Seega püütakse ikka uksemagnetiga hakkama saada. Kui teil on näiteks mingisugune teine sissepääs terrassilt, oletame siit alt või siia kuhugi, siis sealt ka võib panna uksemagneti, aga tavaliselt inimesed ikka tulevad koju ja lähevad kodust minema nagu läbi ühe sissepääsu. Nii, sireen on õues, ehk siis igaüks vaatab, kuhu panna, kus on see mõistlikum koht. Siia ukse juurde võib-olla ei ole mõistlik panna, sest kui see halb inimene tuleb koju teile varastama, siis ta näeb sireeni ja tõmbab selle kohe maha. Aga kui ta on kuskil siin nurga peal näiteks kõrgemal, siis ta ei saa kohe ligi. Nii, siis hakkavad need liikumisandurid. Et kui me nüüd panime selle uksemanduri nagu esimese tsooniks, siis see numeratsioon nagu jätkub. Ehk siis tsooni numbrid ei kordu. Ehk siis 1, 2, 3 ja nii palju kui tuleb, nii tuleb. Ja nüüd, kui te vaatate oma maja plaani laias laastus, teil peaks olema nüüd selline plaan, et kõik aknad, mis on, kus saaks sisse ronida, peaks olema kaetud liikumisanduriga. See tähendab, see liikumisandur peaks vaatama seda akent või sissepääsu. Ja võite arvestada, et umbes ta võtab 5–8 meetrit, see anduri vaateväli. Ehk siis, kui teil on ülipikk näiteks sein, siis panete lihtsalt kahelt poolt. Aga kui te panete need andurid, pange siis need niimoodi, et nad vaataksid ikka aknaid, mitte nii, et panete, ma ei tea, anduri, mis peaks vaatama seda kööki, aga ta vaatab näiteks siit elutuba, et point kaob ära. Ja siis põhimõtteliselt vaatate oma kogu seda perimeetrit ja igas selles perimeetri nurgas või iga perimeetri avas peaks olema mingisugune andur, mis vaatab seda. Et antud juhul siin garaažis näiteks ei ole, aga see on tehtud selleks, et autoga sisse sõita, rahulikult tulla uksest välja, ehk siis autost välja ja astuda majja, siis siit andur näeb ja siis kohe valves maha võtta. Teoorias siin garaažis võiks ka üks andur olla. Aga siit te peate arvestama nüüd kahte asja. Number 1, et näete, siin on selline uks, mis tõuseb nagu sinna ülesse, ehk siis tõstetav uks. Ja te ei saa siia andurit panna, siis see uks nagu lihtsalt, kui te tõstate seda ust, siis uks ise hakkab segama seda andurit. Ja vaateväli on piiratud. Ja teine asi on see, et tavaliselt garaažis on igasugust kola täis, et mingi riiulid, mingid jäätmed, ükskõik mida. Et siis peab vaatama, et andur ei satuks kuhugi kapi taha näiteks. Ja sama lugu on ka siit elutoast, et kui näiteks siit eesruumis teil on plaanis siia kapp panna, siis kapi taha panna see liikumisandur on halb mõte, et pigem panna nii, et tema ette ei satuks mitte midagi. Nii, 5 meetrit, iga andurile panna tsooni number, ehk siin midagi rasket ei ole, hakkate numeratsiooniga tulema, 1, 2, 3 ja nii palju kui tuleb. Tingmärgid, raamjoon, kirjanurk, see peaks olema nagu suht loogiline. Et te võite oma selle lehekülje numbri numeratsiooni alustada nagu 4. Ehk siis esimene on teil tiiteleht, siis on sisukord, siis on üks lehekülg nagu sissejuhatus ja siis esimene joonis on 4. leht. Ja siis numeratsiooniga nagu edasi minna. Siis tulevikus on kergem need kokku panna lõpuks. Nii, tingmärgid rääkisime. Nii, väga lihtne. See on siis majaplaani osa. Ja nüüd on see teine korrus siin midagi rasket ei ole. Et siin võib-olla on see, et ma ei tea, kas te saate aru või mitte, aga see on siuke kaldkatus, ehk siis see on katusealune pindala. Siin võiks olla rohkem mööbleid ja siin otste peal võiks olla aknad, aga igal ühel oma projekt. Nii, siis on siuke asi nagu struktuurskeem. Ja siin nagu midagi rasket ei ole.
Ehk siis, kui te joonistasite kõik oma andurid paika maja, siis te teate, mitu tsooni teil on. Ja nüüd panete valvekeskuse. Siin muidugi võiks olla 8 tsoon, aga oletame, et on reservis. Ja siis joonistate täpselt nii, nagu nad teil seal maja plaanis on. Et kui esimene oli uksemagnet, siis joonistate uksemagneti. Kui teine oli see liikumisandur, siis liikumisandur. Ja joonistate täpselt siis nii, nagu teil seal maja plaanis on. Sõrmistikuga samamoodi joonistate nii palju, kui teil need on. Kui on 1, siis on 1, kui on 3, siis on 3. Ja sireenidega samamoodi joonistate täpselt nii palju, kui ta on. Ja siis ärge unustage, et valvekeskuses saate ühendada 8 tsooni ja siis iga laiendusmoodul annab järgmist 8 tsooni. Ehk siis igaüks vaatab, kuidas teil see maja plaanis välja näeb, et nii palju kui tuleb. Teoorias siin võiks olla ka tingmärgid, aga kui nad on eelmisel lehel, siis võib-olla ei ole nii tähtis. Ja seadmete tabel on tavaline joontega tehtud nii-öelda tabel ja siis panete lihtsalt järjekorranumbri, panete siis nagu tingmärgi, kirjeldate, mis see on ja siis mitu tükki. Ehk siis see seadmete tabel on vaja selleks, et kui te teete oma projekti valmis ja lähete poodi, siis te saate korraga osta nii palju seadmeid, kui teil vaja on. Ja nii ta lihtne on. Siia võite kirjutada valve, see on funktsionaalskeem või struktuurskeem, lehekülje number on siis juba 6 teie jaoks, ja kõik see muu asi on loogiline. Ja kui teete AutoCAD-i, siis kindlasti olemas oleva maja plaanist tehke koopia, et alati oleks tühi plaan võtta kuskilt. Nii, esitage mingi häid küsimusi. Hetkel pole. Et ma selle ülesande ja näidise viskasin siia Moodle'isse, sest ma ei tea, miks see semester ei tööta need samused OneDrive'i lingid. Et väga imelik töötavad kuidagi üle ühe. Ehk siis saate sellega tegeleda ja selle siis nii-öelda tähtaeg on 22 ja siis antud juhul reede. Et kohe, kui tekib vaba hetk, siis võite sellega tegeleda. Lisaks võite siia kirjutada väikse selgituse, et maksimum seal mingi 5-6 lauset. Ja siis sinna selgitus, te olete need seletuskirja ka lugenud, ehk saate lihtsalt kirjeldada süsteemi, et maja on nii suur, on nii palju elanikke seal sees umbes, et majas on nii palju valvetsoone, sireen asub seal, keskus asub seal ja ongi kõik ja saate oma nii-öelda osa valmis. Et see teksti osa läheb sinna 3. lehele ehk siis sissejuhatusse. Et sissejuhatuses me kirjeldame mõne lausega kõiki süsteeme, et saaks nagu aru, mis toimub ja siis hakkavad joonised pihta. Nii.